Indrek Hirv, aasta oli 1956, kui sa Kohilas sündisid. Miks sa Kohilas sündisid, kui su vanemad olid Tartu kunstnikud ja sa oled kogu elu Tartus mööda saatnud? Ma olen Tartu poiss ja ema ja isa käisid Parlases ja olid ka tartlased. Ja ema poolt ma peaks olema 6. põlve tartlane. Ma olen vallas laps ja ema elas Tartus hirmus vaeselt. Siis ema läks oma kursuse juurde mind sünnitama, kes oli abielunud Kohilasse korraliku mehega. Ma arvan, et oli agronoom seal mees. Ühesõnaga, et neil oli maja ja mõnus olla. Ja siis me elasime seal 2 minu esimest elukuud. Siis tulime ära ja rohkem ma ei ole Kohilas käinud elus. Ema oli su kunstnik Helgi Hirv, isa oli Louis Pavel. Kas nad olid siis hiljem abielus või olid koos elus või kuidas see suhe tollal oli? Isa ei elanud paar esimest aastat küll meiega, 2-3. Ja siis oli järjest rohkem. Ta oli abielus, aga tema naisel oli vähk, nii et see oli niisugune hooldav abielu. Tähendab, emaga nad kohtusid 43. aastal, nii et see oli ka väga vana sõprus või suhe võib-olla mitte alguses. Vahepeal oli isa sõjas ja vangilaagris. Aga siis ta tuli meie juurde, kui ma olin 10-aastane, siis ta tuli päriselt meie juurde elama. Ja pärast ma sain isaga väga hästi läbi. Su ema oli kunstnik, isa oli kunstnik, ka vanaisa Johannes Hirsch ehk Hirv oli kujur ehk kunstnik. Ei. See on üks teine Johannes. Üks teine Johannes? Ja, ta on vist ka sugulane, aga minu ema isa oli insener, õieti relvatööstuse insener tsaariajast ja Tartus fabrikant, tal oli metallitööstus Johannes Hirsch. Kas insener vanaisa oli nüüd see, kes seal Petrogradis aasta 1917 marssis eestlaste meeleavaldusel? Täpselt, jah. Äkki sa räägid selle loo ka nüüd ära, kuidas su vanaisa on jõudnud kuulsatele fotodele? Ta läks noore mehena Peterburi ja lõpetas sõjaväeinseneride kooli ja oli siis Putilovi tehases insener, pani soomusautosid kokku ja on pannud Rolls-Royce'i mootori lennuki peale. Ma ei tea, mitmele lennukile võib-olla ühele. Ta sai korraliku palka. Talle maksti kullas nagu kõrgematele ohvitseridele. Ühesõnaga, et ta oli nii hinnatud mees. Aasta võis olla siis 14, 15, 16. Ja siis on selline müüt või perekonna jutt, et vanaisa oli maksnud selle 17. aasta aprilli demonstratsiooni ametliku maksu kinni, politsei loamaksu. Mis seal siis nõuti, mida täpsemalt? Eesti suveräänsust või? Autonoomiat. Sealt autonoomiat, mitte suveräänsust. Ja mis seda siis sai? Vanaisaga? Jah. Vanaema ta saati sees ära, aga tema enda tulek jäi natuke hiljemaks, nii et ta tuli nagu rätsepasell kulunud ülikonnas ja palitus ja selle masinaga, õmblusmasinaga, mis oli kulda täis topitud, kuldmünte. Siis sai Tartusse ja hiljem asutas oma metallitööstuse selle väikse kullaga. Tegi laenu muidugi ja see alus oli raske. Tema oli siis Helgi isa? Jah. Kuidas Helgist siis kunstnik sai? Sõja ajal, 43. aastal, oli ju kõik läinud ja siis ta õppis seal praeguses Miina Härmas tütarlaste gümnaasiumis ja jättis selle viimases klassis pooleli ja tuli Pallasesse. Sinu ema õppis Pallases ja Ado Vabe käe all ja sinu isa samuti õppis Pallases Ado Vabe käe all. Mis magnet see on, mis tõmbab Pallasesse? Vabe oli väga võluvisiksus. Tähendab, ega nad ei läinud ju Pallasesse Vabe juurde, aga see, et nad Vabe juurde said lõpuks, võis olla sellest tingitud, et Vabe juurde lihtsalt püütigi minna. Ta oli elav ja ta teadis palju ja ta rääkis palju. Ta oli väga hea pedagoog. Ja neid Vabe ütlusi olen mina kannud peas, mida ei olegi kuskil kirjas. Mõni neist või? Oota. Üks oli see, et kui sa teed abstraktset pilti, siis kasuta neid värve, mida sa oled looduses näinud. Et siis tuleb pildile hing sisse.
Ma vaatasin mitmest leksikonist hirve ja hirši nimelisi väljapaistvaid isikuid on päris palju. Piret Hirv on sinule kaugelt sugulane. Tähendab nüüd see metallitöösturist vanaisa on meie ühine vanaisa. Ja. Siis Aino Virkus, projekteerija on sealt kaudu samuti sulle sugulane. Ja. Arst Gustav Hirsch peetakse üheks esimeseks Eesti soost arstiks 19. sajandil. Ja, noh, mina ei tea. Eilart oli kindel, et ta on meie sugulane või et meie oleme tema sugulased. Ja Ariste vist ütles Eilarti järgi seda, et on. Aga mitte mingit märki mina ei ole leidnud. Ma ei ole ka väga otsinud. See on huvitav, et samal ajal teil on nagu hästi silmapaistev kultuuris silmapaistev suguvõsa, aga samas ei ole nagu igat viimsetki sellist hardnemist nagu välja uurinud või? Ma ei taha. Miks? See võtab mul iseolemise vabadust vähemaks. Ka sinu tütar Tui on kultuurinimene, laulja, luuletaja. Mõned su abikaasadest on olnud kultuuriinimesed. Ja. Kõik vist lausa. Ja. Helilooja, kunstnik. Ühine jututeema ja mingi ühine, ütleme loomingulise inimese olek, natuke teistmoodi olek, mis seob inimesi. Kohilast tuli Tartusse, kasvasid Tartus ülesse. Milline see Tartu oli siis Hruštšovi ajal, sinu nooruspõlve ajal? Ei, no väga armas oli, minu ümber oli kõik väga tore. Kas sa mäletad esimest tehiskaaslast, mis kosmosesse saadeti? Ei mäleta, aga ma mäletan seda, et me lasteaias ajasime helge, et kas me näeme Sputnikut või ei näe. Ja kui Gagarin siis tagasi tuli, mida sina tegid? No, seda ma ka ei mäleta, aga ma mäletan, et mul olid mõned Vene kosmosemargid. Need olid kuidagi olulised küll. Ja. Kooliaeg? Kooliaeg oli rumal. Kool mulle ei meeldinud ja ma käisin koolis vastu tahtmist. Kas see oli selline boheemlik mässuvaim? Ei, ma lihtsalt ei sobinud istuma kella pealt teiste vahel. Mitte mässuvaim, vabaduse armastus võib-olla, jah. See võis olla sisse kasvanud või tähendab juba sisse kasvanud või sünnipärane. Kas see vabaduse vaim kuidagi kodus ilmnes ka selles, et teil oli, ütleme, jõululaupäeval oli teil ikka kardin ees ja jõulupuu ja jõulukingitused ja jõuluvana? Meil oli korralikud jõulud jah, kogu aeg, tõesti. Ja kodus saeti ühte juttu ja sind õpetati, et koolis ikka teist juttu? Mind väga ei õpetatud. Üks mu kooli pahandus oli see, kui küsiti koduse kangelasi ja ma ütlesin Kuperjanov. Eeldati, et ma ütlen Tšapajev, eks ole. Ja siis tuli õpetaja koju. Aga ma ei saanud pahandada kodus selle pärast. Tähendab, ema ja isa ei olnud mingit karjääri teinud ja Siberisse enam ei viidud. Ega me ei kartnud keegi küll midagi. Millal sa esimest korda teada said, mis värvikombinatsioon on sinimust-valge? Kogu aeg teadsin. Meil olid sinimust-valged paelad olid umbes nagu üliõpiseltsi paelad, aga need vist ei saanud olla seltsipaelad. Need rippusid ka kuuse puhul. Et kodune õhkkond oli selles mõttes poliitiliselt kompleksivaba? Jah, väga selgelt eestimeelne. Mis rajoonis sa elasid tollel Tartus? Kunstikamajas on kõige ilusam aja. See on akadeemia ja Vanemuise nurk. No mis seal oli siis? Teiste kunstnike põnevad ateljeed? Palju sõpru, jah. Ta on just isa sõpru või Elmar Kits näiteks või. Aha. Et ma kuulusin sinna kampa. Kui oli see sünnipäeva seltskond niiviisi ringiratast, siis ma tohtisin kõigile minna kukile istuma peale Arfred Kongo. Pidin väga täpselt meeles pidama, et Kongole ei tohi. Miks? Ta ei tahtnud lastega nii lähedat kontakti või. No räägi, kelle kukil sa siis istusid? Elmar Rebase, Johannes Uiga kindlasti. Ülo Torpas tuleb meelde. Selle kamba sõpru väljaspoolt maja ka. Aga poisikest omavaheline elu, milline see oli? Kas sa tänavaelu ka elasid? Käisid jõlkumas tänaval ja otsisid mingisugused saksa vinte kuskilt varemetest? Ma olen ema käest korra küsinud, kuidas ma olin poisina või lapsena. Ema mõtles tükk aega, et Indrek, sina olid hea poiss. Ma arvan, et ma olingi. Tähendab, tubane mitte väga, aga ma ei jõlkunud ringi mööda tänavaid ja ma olin oma õue poiss. Või siis käisin suusatamas Toomel mäest alla laskmas. Kassitoomel Järvust mäest.
et ega ma memmekas ei olnud, aga ma ei olnud huulitsapoiss. Aga räägi oma isast veidi pikemalt. Millega ta tegeles, mis žanri ta viljeles? Milline ta inimesena oli, mis ta sulle on kaasa andnud? Ta oli südamlik inimene. Ja muidugi ta põdes seda, et Eesti oli läinud kaduma. Ta oli Saksa sõjaväes olnud. Ja pärast, kui ta vangilaagrist tuli, siis ta oli korraks Kunstnike Liidu kandidaat ja hakkas uuesti maalima. Aga siis poliitilistel põhjustel teda ei võetud Kunstnike Liitu. Siis ta lõi käega. Nii et see, mis ta pärast tegi, oli kuidagi kergelt ja üle käe tehtud ja tihti mitte kõige parem. Aga ta oli maalija ja tema hiilgeaeg oli Saksa aeg. Lihtsalt sattus nii. Nii et ta esines nendel Tallinna kunstihoone näitustel, mida Litzmann avas ja mis olid, millest Saksa lehed kirjutasid. Saksakeelsed Eesti lehed, aga ka Berliini lehed vahel mõne sõna. Ja teda mainiti alati ära. Et ta oli Kitse ja Kongo kõrval täiesti niiviisi arvestatav nimi 42. ja 3. Aga see aeg oli väga lühike. Ja pärast ta oli südamlik nukkermees. Ta armastas loodust. Meil oli paat, me sõutsime Võrtsjärvele iga suve alguses tavaliselt 4 või 5 päeva. Siit üles voolu, eks ole. See võttis 4-5 päeva. Tegime lõket ja püüdsime kala ja... Kahekesi siis? Kahekesi, jah. Kui ma olin, ütleme, et 8, 9, 10, 11, 12, 13 aastane. Mis sealt siis välja koorub? Jah, võib-olla see, et ma hoian natuke eraldi. Et ma ei kipu suurde kampa ja ei taha valitseda olukorda. Mulle ei meeldi kalluda üldse. Aga mingi selline eraldi olek, see on isalik küll. Isamoodi. Hiljem läbi elu on sul õnnestunud jälgida seda põhimõtet, et mitte kuuluda suurde kampa? Üldiselt jah. Kui ma vahel jooksen kuhugi kinni, siis ma rabelen lahti. Ma lugesin kuskilt, et keskkooli ajal sa olid selline kolmeline ja üsna selline lorupoiss. Tead, ma ei olnud loru. Ma käisin ülikooli kunstikabinetis maalimas. Ja seda ma võtsin tõsiselt. Ja kooli ei võtnud tõsiselt, jah. Aga miks sa kooli tõsiselt ei võtnud? Mingid lemmikaineid ometi oleks võinud olla kunstiõpetus näiteks? Jah, kunstiajalooga oli mul nii, et meil oli selline fakultatiivne kunstiajalugu, et ma andsin ise tunde vahel, kui õpetajat ei olnud. Aga see oli kas 1 aasta või 1 semester. Muidugi oli mõni lemmikaine ja mõni oli 5 ka, jah, tõesti. Aga kas see tundus, et kool on nagu selline ühiskonna selline survestamismehhanism sinu suhtes või lihtsalt oli igav ja boheemlik mässuvaim? Ma ei seletanud seda endale ära ja ma ei seleta praegu ka. Tähendab, ma ei tahtnud koolis käia, ma käisin nii harva kui võimalik. Tegin palju popipäevi, tihti tegin esimese tunni poppi. Vahel käisin 1 tunni ajal, vahepeal käisin õllekas, jõin õlle. 16 aastaselt. See oli siis see varasem Kokoko ja praegune Popol või Polpo. Ma olin vaba, jah. Aga kui suur vastaline sa olid ühiskondlikus mõttes? Kas sa olid selline... Riigivastane mõtled või? No ütleme võimuvastane või ütleme nõukogude võimuvastane. Pean silmas sellist üldist trotsi näiteks kõige suhtes, mis on ühiskondlik või riikliku päritolu. Ja ma hoidsin sellest eemale, aga mitte väga jonnakalt, vaid kuidagi poolkogemata iseenesest mõistetavalt. Pioneer ikka olid? Ei olnud. Kuidas sa said nii, et sa pioneer ei olnud? Klassis oli 2 inimest, kes ei olnud, 2 poissi. Sina ja veel keegi? Jah. No mis motiividel siis sa ei olnud? Ikka mässasid? Isa ei lubanud. Ma ütlesin õpetajale, et isa ei luba pioneeriks tulla. Aga siis oli niimoodi nagu Holger Puki jutustustes, et sina ja siis see teine poiss vaatasite niimoodi kurvalt pealt, kuidas teised käivad põnevatel matkadel ja... Seda ma ei mäleta, ma mäletan, et meid pandi luku taha, kui teistel oli mingi koosolek. Luku taha teid, et siis teid saab midagi põnevamat teha? Jah, ära minna näiteks. No keskkool sai läbi ühel hetkel. Siis terendus, ma saan aru, ainsa võimalusena Erki? Terendus sõjavägi. Ahaa. Kartsin seda nii hirmsasti, et ma ei julgenud minna proovima maali. Tähendab, seal oli mitu põhjust. Üks oli ka see, et maalis või graafikas oleks pidanud tegema poliitilist kunsti. Kohe ja iseenesest mõistetavalt.
Aga tarbekunst oli ju sellest sundusest vaba. No mis siis on visata paralleelini, et see ei ole ju mingi... Ei tulnud kõne alla. Või võib-olla olulisem põhjus oli see, et ma kartsin, et ma ei saa sisse ja siis oleks olnud Vene sõjavägi ja see oli Afganistani sõjaaeg. Nii et sellest ma hoidsin nagu katkust. Aga see siis õnnestuski sõjaväest kõrvale jääda? Ja mul õnnestus, jah. See oli väga keeruline. Seal oli palju etappe. Mängisid hullu ka mõnes etapis? Ei, aga simuleerisin küll. Mis sa simuleerisid? Mingit neeruviga. Ja väga tõsine asi, istusin 2 kuud Marjamõisas ja arstidega oli kokku lepitud kõik. Kõik olid mul ema head tuttavad. Ma sain kõrgkooli kohe sisse. See sõjaväe simuleerimine oli pärast seda. Üks mu ema headest sõpradest oli Mari Rääk ja minu sõpradest ka. Ühesõnaga, et ma olin näinud pealt, kuidas keraamikat tehakse. Ma olin pannud tema asju ahju ja võtnud välja. Ja see keraamika tundus mulle huvitav. No jaa, aga arvestades sinu seda luuletaja ja vastalisuse mentaliteeti, siis keraamikas on ju potid, seinataldrikud, nipsasjakesed, et seal ei saa ju kuidagi mässata ega midagi. Ei, aga ma ei olnudki mässaja. Ma ignoreerisin ühiskonda, ma ei võidelnud. Ma ei ole aktiivne olnud. Või kui olen, siis teistega koos natukene. Johnny B-ga koos võib-olla. Kas need ehistaldrikud ja seinataldrikud siis köitsid sind kõik see aeg nagu niimoodi orgaaniliselt? Mind köitis üks tehnika, üks portselani maalitehnika. See on see kuulus portselani alune maal? Jah, et ma käisin 7 aastat Piiteris, igal aastal paar kuud näiteks. Ja sellesse ma süvenesin tõesti ja selles ma olin väga kihvt. Aga mis need saladused on siis selle žanri puhul? Üks saladus on näiteks see, et ei tohi hoolida sellest, et palju läheb untsu. Minu temperatuur oli kõrgem kui üldiselt teistel asjadel. Kui teistel oli 1300, siis mul oli 1350. Selleks tuli ta panna leegile lähemale. Selleks tuli maksta Vana-Tallinnaga see ahjupakkija kinni. Ja siis osa minu taldrikuid läks kõveraks. Suur osa, võib-olla pooled. Aga need, mis kõveraks ei läinud, ja kõver ma loopisin vabalt kõik vastu ahjupuruks. Aga mis jäid terveks, nendel hakkas väärtajad särama teistmoodi. Sinised eriti läksid sügavaks ja säravaks, lummavaks. Aga kus need taldrikud praegu on kõik? Küllalt suur osa on muuseumis, tarbekunsti muuseumis. Ikka mitukümmend ühikut, näiteks 50 ühikut või. Ja osa ma müüsin dollarite eest Ameerikasse. Dollar oli väga kõva raha. Ma sain mõne eest $5 ja mõne eest 10. Aga sul seda tunnet ei ole, et sa oled teinud nii palju kunsti ja see kõik on kuskil ära, kuskil eemal? See, mida sa enne küsisid surnud sugulaste kohta, et kas ma toetun neile või ja ma ütlesin, et ma põgenen selle teadmise eest. Sama on sellega, mis ma olen ise teinud. Mul ei ole minu raamatuid mitte ühtegi. Mitte ühtki? Kui on kuskil kastipõhjas mõni, aga nähtaval ei ole ühtegi. Ja mul ei ole muud taldrikuid ega mingit muud mu kunsti. Jällegi suur küsimus, miks? Kuidas see saab ahistada? Ütleme, igal kirjanikul on oma kapp olemas, seda vähemalt näeb, mis on kuskil ilmunud, et Ma viskan kõik lehed ära, kus on mingit arvustuse moodi asja või ajakirjad. Ma tahan olla vaba. Ma ei taha, et mingi asi seob, kammitseb. Nagu ometi siduvaid asju on ametigi igaühe elus niigi ja sinu elus? Lapsed on, naised on vähem. Nii. Et see võib olla minu karakter eripära, et mitte öelda puudus. Et mitte ankurdada ennast tehtusse ja olnusse? Jah. Olla vaba minna edasi. Sellest vastuolust me hiljem jätkame. Aga praegu ma küsiks Erki aastate kohta. Millist tudengimürtsu sa siis tegid? Ma tegin alguses mürtsu kaasa, kui ma olin 18 ja kui ma olin 19. Aga siis mu vanemad surid. See tõmbas mind aastaks eemale Tartusse ja pärast tagasi minnes ma enam ei haakunud selle kursusega, kuhu ma sattusin õieti. Ja tahtsin käia Piiteri vahet ka, eks ole. Nii et see mürts jäi mul lühikseks ja 20-selt ma enam ei teinud mürtsu, siis oli mul noorus läbi.
Tallinna kunstielu siis 70. teisel poolel, seal ju oli väga palju põnevaid tegelasi, kuidas sina sinna sobitusid ja keda sa sealt mäletad? Laapin ja Tolts ja Keskküla ja kõik need. Jaa, Laapiniga ma olin juba siis sõber, praegu olen suurem sõber. No ja ma mäletan neid kõiki ja ma kuulusin seltskonda. Aga ma ei tea, minu jaoks oli huvitavam ja mind arendavam oli see, mis Tartus oli. Tähendab Lembit Saarts või siis Tallinnas Valdur Rahakas. Ühesõnaga, et mu vanemate sõbrad. Sellist otsesilda sellise radikaalse nüüdiskunstiga ei tekkinud. Et sellest ikka nagu mingisuguses, ütleme, ema ja isa põlvkonnas sellises klassikalises. See istus, see oli mulle huvitavam, jah. See tundus mulle palju sügavam, see oli mulle huvitavam. Eks seda, kui sa luule puhul võib olla öelda, et tertsiinid ja sonetid. No täpselt, jah. Modernism ja Baudelaire ja... Jah, ma ei lugenud ka kaasaegset luulet üldse. Mul olid need originaalsiuru ja Noor Eesti albumid olid riiulis ja Underi esikkogud ja nii. Nii ometigi sa elasid nagu minevikus ikkagi mingil määral keskmisest rohkem. Jah, see on tõsi, jah. Kuidas sa praegu ennast positsioneerid sellel skaalal? Noh, ma ei positsioneeri. Sina positsioneerid. Mina elan seal, kus mulle meeldib elada. Ma käisin möödunud talvel, läksin selleks Pariisi, et Gauguin'i näitust näha. See oli väga suur väljapanek. Üle maailma toodud pildid kokku. Kui ma vaatan kunsti, siis ma vaatan seda enne esimest maailmasõda tehtud kunsti peamiselt vist. Ma vaatan Monet neid vesiroose, tead, seal on see 2 ovaalset saali oranžerii Pariisis. Ma käin ja jalutan ringiratast seal iga kord, kui ma Pariisi satun, kas või 1 päevaks, ma lähen sinna. Ja see on see, mis mind toidab. Need on nüüd maalitud siis natuke pärast esimest maailmasõda. See on minu aeg, jah. –80-ndatel sa olid õpetaja ja lõpuks 89. aastal sa läksid Euroopasse. Jah. Tead, õpetaja ma olin väga vähe tegelikult. See oli nii, et kui ma lõpetasin selle kunstiinstituudi ära, siis mul oli valida, kas minna sõjaväkke või minna Tvigateli kunstnikuks. Ma helistasin Tartusse Endegovale, et kas sa saad mulle teha väikse õpetaja koha, et see vist esialgu mind päästaks. Ja siis Tegova tegi mulle sellise koha, et ma sain olla igal laupäeval 6 tundi õpetaja. Põhimõtteliselt ega ma rohkem ei olegi elus õpetaja olnud kui nii natukene või korra nädalas. Millega sa siis tegelesid 80-ndatel pärast kooli enne Euroopat? Kirjutasin, tegin graafikat. Millest sa elasid? Jah, graafikat sain natuke müüa ja loomingu honoraridest. Ja. Nipet-näpet nagu kunstnikule kohane? Jah, täiesti, jah. Hästi, aasta 89 ei olnud see Euroopasse minek sugugi, nii et võtad kätte ja lähed. Kas sa hüppasid turismireisil ära või kuidas sa sinna Hollandisse jõudsid lõpuks? No see oli nii, et Toomas Ilves ootas mind juba. Me olime 88. kokku leppinud, et ma lähen sinna ja siis võttis aasta veel enne, kui tekkis see võimalus. Ja kuidas see tekkis? See tekkis nii, et mind kutsuti koos Doris Karevaga luuletusi lugema Hollandisse. Nii? Ja siis ma jäin 20-päevase viisaga 8 aastaks. Ühesõnaga, et Doris sõitis koju tagasi, sina jäid? Jah. Ära hüppamine klassikalisel kujul? Jah, aga selle vahega, et Toomas Hendrik Ilves tuli Münchenist Amsterdami ja me läksime koos juristi juurde ja timmisime mulle välja mulle kõige mugavama võimaluse või mooduse. Ja kuidas su järgmised 2 aastat möödusid? Siis ma saan aru, peamiselt Amsterdamis, aga ka Münchenis ja mujal? Peamiselt Amsterdamis, jah. Ma käisin küll Amsterdamist ära, aga siis mitte töö pärast, vaid lõbu pärast. Ma tegin väga palju tööd. Praegu mõelda või mind ette kujutada siis uskumatult palju. Ma olen seal Vaba Euroopas teinud kokku vast 300 saadet. Ütleme, et Amsterdamis 200 ja pärast veel mitmel aastal Prahas oli näiteks 3 kuud või 4 kuud 95. aastal. Siis oli see Münchenist Prahasse kolinud see peakorter. Ühesõnaga, et ma lugesin läbi selle materjali, mille Vaba Euroopa mulle saatis, mis oli Washingtonis uurimisosakonnas neil
valmis tehtud. Ja ma istusin Amsterdami ülikooli raamatukogus ja lugesin igasugust välispoliitilist kirjandust. Ühesõnaga, ma harisin ennast selle koha pealt päris palju, rohkem kui keegi oskaks praegu arvata. Aga kuidas need saated siis välja nägid, et sinu mõtisklusega täidetud või reportaažid või vestlused? Suur osa nendest olid lihtsalt kiired tõlked. Zbigniew Brzezinski näiteks oli üks, kes oli väga terava sulega, väga läbinägelik sovetoloog. Et kui ma sain tema artikli tõlkida, siis mul oli väga hea meel. Ja selle ma tõlkisin sõna-sõnalt, ma ei pidanud selle enam midagi kokku võtma, sest see oli ka Tooma lemmik. Siis, kui olid paremad ajad, siis meil oli 60 000 kuulajat. Eestis? Jah, aga see oli nii, et siis ta läks juba läbi Kuku raadio, ühesõnaga, et see oli hiljem. Nõukogude ajal oli nii, et ta segati muidugi. Johnny Piisotam näiteks kuulas nii, et ta oli saanud osta Vene sõjaväe lennuväljalt Tartust raadio vastuvõtja, Vene raadio vastuvõtja. Ja sellega kuulas oma BBC-d ja Ameerika Häält ja Vabadusraadiot. Nii et isegi kui Nõukogude Liit poleks lagunenud, siis sa ei oleks ilmselt saanud kodumaale tulla. Ma arvestasin sellega, et ma olen 10 aastat ära ja läks nii, et olin 2. Tütar oli sul siis juba Eestis, teine tütar ka. Ja, mulle ka öeldi vaikselt, et ära näita väga välja, et sa neist hoolid, ära väga tihti helista, et seda võidaks ära kasutada, šantaseerida kuidagi. Aga sinu Euroopa kogemus, ütleme niimoodi, et sa tegid seal tööd, harisid ennast poliitiliselt, õõnestasid, eks ole, Nõukogude korda, ehitasid Eesti riiki. Aga Amsterdam, täis võimalusi. Kunstikultuuri. Ma tegin ka kultuurisaateid. Igal hommikul kell 9 Toomas Ilves helistas Münchenist. See oli 9:00. Automaat helistas. Siis me arutasime läbi, tema oli vaadanud Ameerika lehti ja Briti lehti. Ja siis ta ütles, et ta ei leia midagi, millest ma võiksin kirjutada, et teised tahavad ka teha või tahab saadet teha. Siis ma vaatasin veel Prantsuse lehti. Ja kui tõesti ei leidnud midagi, siis ta ütles, et aga tead, et 10 minutit on vaja täis rääkida, et tee millest tahad. Ja siis ma tegin kultuurisaateid. Okay. Siis oli mul hea päev. Siis ma rääkisin kunstist ja muuseumitest. Stripiklubis vähemalt käisid? Ei käinud. Kui ma olin saate sisse lugenud kell 3, siis ma jalutasin seal Punaste Latenate kvartalis. Nii et need väsinud prostituudid tulid akna peale minuga juttu rääkima. Poola tüdrukud peamiselt. Endised Poola üliõpilased või nii. Ja nad ei tundunud ennast väga pahasti. No jaa, kui kunstlik läheb Euroopasse, hea küll, sinu puhul Amsterdam, mitte Pariis, aga ikkagi kohvikud, baarid, kabareed, kankaanid. Jah. Mul on üks loll mälestus ja ma läksin Moulin Rouge'i ja siis ma ei raatsinud šampanjat osta ja lauda istuda ja vaatasin kuskilt posti tagant natuke, see oli kõik nii mage. Tulin tagurpidi tagasi. Ühesõnaga, põhjuseks tulla tagasi Eestisse oli siis ilmselt see, et Nõukogude võim kukkus kokku, sina said tulla vabalt. Ja ma tulin rõõmuga. Aga miks sa tulid? Seepärast, et ajad olid rasked, 90-ndatel olla vabakutseline Eestis. Sa elasid seal Saksa markadega ja mis välismaa rahadega. Et Eestis olid leivasabad põhimõtteliselt veel. Tead, mul oli kergemas, ma tegin neid saateid edasi, siit ka. Vaba-Euroopa maksis tõesti hästi. Et valuuta ikka jõudis sulle siia ka? Siin ma vist elasin Eesti kroonidega, pangas tehti see vahetus juba ära. Et mingit majanduslikku sellist kitsast aega sul siis ei olnud? Siis... See oli hiljem, jah. Kui ma enam Vaba-Euroopat ei teinud, kui Vaba-Euroopa ära lõppes. Eestis oli kitsas aeg minu jaoks 90-ndate lõpp. Siis teistel hakkas just raha jooksma? Nojah, mul ei hakanud. Pärtel sündis ja siis ma abiellusin uuesti ja läksin Tallinna ja ühesõnaga mitu elu muutust ja lapse sündi iseenesest võtab nii, et ta ehmatab ära. Võtab selle praktilise meele korraga ära, kui seda natukene oligi. Sa oled 4 korda olnud abielus, kui ma nüüd õigesti taustainfot kogusin. Kas on nii? No on, jah. Miks nii mitu korda? Ma olen püsimatu, jah. Ma ei saa kuidagi mõelda, et see on kellegi teise viga. Ma ei saa öelda, et need naised. Minu elu on tõestanud, et ma ikka ise olen vilets abielumees olnud. Kas see tule ka 5 ja 6 ometigi seda kõike teades? Päris võimatuks ei pea, aga ei usu.
aga kuidas sa abielu niimoodi defineeriksid või noh, praegu on ühiskonnas väga laialt kõik see kooselu, abielu, mis on see tähtsus, kas see on mingi rahvuslik tähtsus, kas see on mingi isiklik tähtsus? Lapsed on tähtsad. Ja noh, kuna abielu on laste sünnitamiseks ja kasvatamiseks kõige parem moodus, siis on abielu tähtis. Aga noh, abielu sünniti ikka mees ja naine osalevad selles, et ses mõttes. Nojah, naisel peab olema kindlustunne ja abielu annab selle. Majanduslik aspekt siis? Võib-olla see ka, jah. Ei saa öelda, et see tähtis ei ole. Hästi, luule. 90-ndatel sa olid juba klassik, sind hakati tiražeerima, teadma, tsiteerima. Sulle tekkisid fännid, austajad. 90-ndatel luules sa oled ju antoloogiasse sisse raiutud. Kust see luule siis tuli sinna kunsti kõrvale? Ja mul oli palju luuleraamatuid ema riiulis, ma olin laps. Luule huvitas mind ja ma hakkasin vara kirjutama. Aga nüüd, kui sa küsid jälle, et kas Doris Kareva mind mõjutas, siis see on ka tõsi. Me saime tuttavaks siis, kui tema oli 18 ja mina 20 või 19 ja 21. Kui ma nägin, et noor inimene võibki kirjutada ja saabki ja võibki raamat ilmuda ja see võibki olla mitte poliitiline, vaid armastusluule näiteks, siis ma tulin esimest korda selle peale, et miks ma ei võiks ka luuletaja olla. Me olime ülikooli keldris, tegime graafikat, mina õpetasin ja tema õppis. Kui mul oli see pärast vanemate surmase akadeemiline aasta. Meil oli huvitav rääkida ja meil oli teinetega pist paar aastat. Hästi, aga kui vaadata ikka nüüd su varasemaid teosed, siis klassikaline kool on siin nii esiplaanil. Tiroletid, tertsiinid, sonetid, puhtad riimid, silprõhuline värsisüsteem, prantsuse koolkond, dekadents, boos. Mis see raamaturiiul pidi siis olema? Wunder Semper, Alle, Talvik. Baudelaire. Baudelaire ka, saksakeelne Baudelaire oli. Rilke oli meil riiulis, ka saksa keeles. Kui me vaatame neid autoreid, keda sa tõlkinud, Villon, Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Lorca, Brotski, siis see on ikkagi väga spetsiifiline luule tegemise viis või ütleme isegi maailma nägemise viis. Noh, just nagu ma ütlesin, see poos, eksistentsialism, äng, mingisugune kunstnikus olemise mäng, mingid eksistentsiaalsed hingemaastikud, sünged meeleolud, kaduvik. Kas me võime kuidagi teha järelduse, et see Indrek Hirv inimesena ja luuletajana on ka sellest maailmast ja nende meeste seas? No vähemalt oli. See Indrek Hirv on natuke muutunud. Vaata, ma vahepeal kaua ei kirjutanud. Ja nüüd, kui ma olen hakanud uuesti kirjutama, siis ma olen palju vabam. Nii et see, kõik, mida sa räägid, see puudutab möödunud aastatuhande Indrek Hirve. Sellel aastatuhandel ma olen palju vabam. Nojah, kriitikud muidugi on siiamaani tegelikult natukene plindris kuidagi selle mõistmisega, et ütleme, kui see on see raamat Kuuvari näiteks, mis sisaldab kogu seda klassikalist ja modernismi parafraseerivat, siis nad kipuvad nagu kasutama mõistet manerism ja küsima, et kas nüüd luuletaja nüüd lihtsalt kõlistab sõnu või ta nagu mõtleb tõsiselt neid tundeid? Ta mõtleb tõsiselt, aga ta peidab ennast ära. Ja võt selles võib leida nüüd mingit nõukogude aja märki. Umbusku lugeja suhtes, umbusku kriitiku suhtes. Ma mängin oma mängu ja ei näita täpselt välja, mis mäng see on, aga mängin seda nii hästi, et minust ei saa mööda vaadata. Aga miks peaks peitma seda emotsiooni nagu lugeja ja kriitiku eest, et see on nagu kirjanduse nagu üks olulisemaid eesmärke ja mõtteid ju ometigi emotsioone vaheldada või mitte peitust mängida. See on veneaegne hoiak, hoia suu kinni, kui räägid. Sa mõtled tõsiselt praegu seda? Ja. See, et ma ennast niiviisi peitsin vormi taha, selle oli seos nõukogude ajaga.
Nõukogude aja surutusega või sellega, et sa ei saanud vabalt rääkida seda, mida mõtlesid. No hästi, sa peitsid ennast vormi taha, aga kui sa seda kõike luuletasid, mis seal vormi taga, siis mis sinna jäi? Mis sinna, mingi isiklikud traumad või mingisugune protest Andropovi vastu või mis? Nii seda kui teist, jah. Nii seda kui teist. Ja põhimõtteliselt võime siit leida ka... Aga nad on pingestatud ja nad ei ole pingestatud mitte vormiga, vaid sellega, mis on vormi taga, sellega, mis on peidus. Ja uuel aastatuhandel siis on sinuni jõudnud siis leebem vorm, et sa võid usalduslikumalt rääkida lugejaga. Jah, see on tõsi. Sul mingid sõnumid selles mõttes ei ole kirjanikuna või mingisugust, ütleme, nautige elu või püüdke päeva või kasutage oma meeli või no midagi peab olema. See ei lähe väga mööda, jah, mida sa ütled. Aga mul ei ole sellist soovitust, mida ma saaks ühe lausega öelda. Aga proovi. Ma arvan, et ma saan nende oma imelike kujunditega või nendega ma saan inimese alateadvuse kätte ja siis oma selle vormiga või ütleme luuletuse terviklikkusega ma saan anda talle mingi harmoonia tunde. No see kõlab nii, nagu seda oleks vähe. Aga ütleme, et kui see harmoonia on kosmiline või kui see on kõike hõlmav, siis see on juba suurem. Kas sa oled religioosne inimene? Olen, jah. Et see kosmos, millest me räägime, see on siis see kosmos, kus on veel mingi kõrgem superolend? Või see on teadlaste kosmos, mis laieneb ja on lõpmatu? See on kosmos, kus on midagi, mida me ei suuda seletada. No millise... Mida me võime tunda ja mida võime uskuda, aga mida me ei saa ära seletada. Hästi, aga millise religiooni kirikusse siis peaks minema, et seda kõige paremini tabada? Ma ei ütle katoliku kirikusse. Võimalik, et on kõige targem hoopis vaadata, mis asi on budism. Mina kõigun ühe ja teise vahel ja ma ei saa ennast nimetada heaks kristlaseks. Aga see on asi, mis mind huvitab. Ja on eluaeg huvitanud. Millega see katoliiklus sind paelub? No, ta on tõsine ja sügav. Ta on palju tõsisem ja sügavam kui luterlus. Ta on vanem. No seda küll, aga kõik need kujukesed, keda suudelda, kõik need pühakud ja nii palju on selline kribu-krabu. Kas see eksita? Eksitab ja mõnest asjast võib mööda vaadata. Mind huvitavad need ühised jooned budismiga tegelikult hoopis. Vaata, ma sain oma esimese selle usukooli või ma sain Mälli käest, Linnart Mälli käest. Me olime väga suured sõbrad, kui ma olin 20 aastane natuke vanem. Ma olin üks ta jüngreid. Ja see, et ma praegu sattusin sinna katoliiklaste hulka, see on väga selgelt Vello Salo mõju. Tema võttis mu nööbist kinni ja kutsus appi omale tõlkima ja lihtsalt läks nii. Tõlkima siis piiblit, evangeeliumi ja psalme? Jah. Need on tõlgitud, miks te peab uuesti tõlkima? Me tõlkisime paremini. Tähendab, eksegees on vahepeal läinud edasi. Meil oli rohkem materjali, millele toetuda. See oli rohkem Vello rida. Ja minu rida oli keeleline rida või see tunnetuslik, mis oli seni ka olnud puudu Eesti tõlgetes. No lõpuks on lihtsalt inimeste väljamõeldis, kas pole nii? Kui sa nii ütled. Aga kuidas sina mõtled katoliiklasena, aga olles samas haritud inimene? Ma olen ise tundnud, kuidas antakse teksti ülevalt. Kuidas tekst tuleb nii, et sa ei tea, kust ta tuleb. Ja. Ma usun midagi sellist. Ja. Mitte kogu piibli kohta, aga osade kohta kindlasti. No ütleme, kui sa Villooni tõlgid, siis hea küll, paned sa natukene nihkesse, aga kui sa piiblit tõlgid, siis põhimõtteliselt teeb tekkida mingi usulahk sellest, et sa midagi kuskil nihu tõlgid, kui... Ei tohi nihu tõlkida ja vastutus on suur, jah. Aga nüüd mina ei ole suurem asi vastutaja. See vastutus on Vello Salol nende tõlgete puhul. Ja nüüd, kui sa Vioni mainisid enne, siis Vioni ma olen tõlkinud liiga vabalt, see on tõsi. Ma olen teinud eesti keeles paremaks, kui ta saaks olla otseses tõlkes. Ma olen talle keeranud mõne vindi peale sinna, kus seda vinti tegelikult ei ole. Ühesõnaga, et ma olen ennast lõbustanud tõlkides ja mitte olnud väga vastutustundlik.
kuidas su maailmavaade üldse on läbi elu arenenud või muutunud? Ma saan aru, alguses, eks ole, see on boheemlik, kergelt vastaline, kodus, hea laps. Ülikoolis pärast seda ei tahtnud Viigateli minna tööle. Vaba Euroopa. Kuule, ma ütlen sulle ühe lause, mis seletab ära midagi. Ema ütles mulle ja pärast isa ka, see kuidagi see lause saatis mind. Ole aga edasi hea poiss ja ära kuula kellegi sõna. ma arvan, et see on minu olemus väga suurelt jaolt. No jaa, aga juba aasta või rohkem sa oled Tartu linna volikogusse, sa paratamatult kuulama fraktsiooni esimehe sõna või kellegi. Sa oled partei, sa oled EKRE liige, sa pead kuulama, eks ole, mis ülevalt öeldakse. Kuidas see sinu vabadusega suhestub nüüd? Ma üldiselt arvan nii nagu nemad, et see väga suurel määral see langeb kokku. Ja kui ei lange, siis ma räägin vastu. Ma olen ka võtnud volikogus sõna ja rääkinud nii nagu fraktsioon ei arva. Olen rääkinud nagu ma ise arvan. Küsin ka veel üle, kas ma pean hääletama nii nagu teised. Ja kui särg noogutab, siis ma hääletan nii nagu teised ja see on tõsi. Sest see on ka tähtis, et hoida seda. Aga see on ju hullem, võid Viigatelis kunstnik olla. Ei ole, ei. Ja lõpuks, kui see läheb üle selle piiri, mida ma talun, siis ma tulen ära. Eelmise aasta aprillis oli EKRE kongress ja Mart Helme võttis see sõna kirjanduse teemal küsides. Kus meil on Tammsaar, August Mälk, Mait Metsanurk? Kus meil on kõik luuletajad nagu Visnapuu ja teised? Ei ole ju. Kui me võtame kujutava kunsti, siis mida meil on ette näidata? Ideaaliks seatakse 100 aasta tagust esteetikat. Et see ei ole nagu tõsiselt võetav absoluutselt tänapäeva maailmas. Et sina kui ise luuletaja, kirjanik, loomeinimene, kuidas sa suhtud sellesse, kui sinu erakonna esimees hakkab ette kirjutama mingisugust ajast ja arust esteetikat, lähtudes, et see on õige ja kõik, mis on hiljem, on juba ligadi-logadi. Jätame kõrvale selle, et sulle nii meeldib 100 aasta tagune esteetika, eks? Miks me jätame kõrvale? Nii. Aga ma olen ka arvamisel, et Eesti kirjanduses ei ole praegu kõrgaeg. Eesti luules ei ole praegu kõrgaeg. Kohutavalt palju ilmub rämpsu. Aga sina ju ometi oled kõrgaeg. Aitäh. No. See ei pruugi olla minul kõrgaeg. No aga ometigi sinu kolleegid Kaplinski, Rummo, meil on siin Kristiina Ehin, suurepärased luuletajad. Et kuidas siis nii, et järsku pärast Visnapuud, eks ole, ma arvan, et Helme räägib ikkagi 20. aastate Visnapuust. Kuidas on võimalik, et nüüd 100 aastat ei ole olnud nagu mitte midagi paremat kui Visnapuu ja Mait Metsanurk? Kas see ei kõla sinu meelest natukene? Natuke kõlab. Aga ma olen ka tüsinud sellest, kui praegu kiidetakse Eesti luulet või Eesti kirjandust. Üldpilt ei ole hea. Muusikas on suurepärane pilt. Aha. Siin muide Helme kohe tsiteeris ka nii, no ei ole Georg Otsa, ei ole ka nõukogude ajast tuttavaks saanud lauljad nagu Krumm ja teised. Ühesõnaga, et ühe lühikese lõiguga on ette võetud kogu kultuur ja 100 aastat tõmmatud jäme kriips peale. Ja see on primitiivne, jah. See on tõsi. Kuidas sa saad hakkama sellises olukorras? No siis ma proovin mõelda, kellele oli see suunatud. Ma proovin mõelda, et EKRE on rahvapartei ja ta sidus sellega suurt osa Eesti rahvast, sellega, mida ta ütles. Tal oli vaja seda öelda. Populistlikud põhjused? Jah. Samas... Ma ei heida talle seda ette, aga mina mõtlen teistmoodi, see on tõsi. Muide, me oleme Mardiga tuttavad üle 40 aasta. Mälli juurest. Ma olen huvi tundnud selle vastu, miks viimasel aastal või viimase paar aastal on nii mõnedki kirjanikud, keda ühendab see, et nad on keskealised ja vanemad Eesti mehed, miks nad on liitunud EKRE-ga. Ja ma tean sinu põhjuseid ka, ma olen, sa oled sel teemal rääkinud avaliku sees, kui seda refereerida, siis sul on mure Eesti tuleviku pärast. See on tõsi, jah. See on praegu mu kõige suurem mure üldse. Samas, sinu tütar Tui on absoluutselt vastupidistel seisukohtadel. Ma leidsin ka temalt ühe kirjatüki,
kus ta ütleb: meie seas on palju neid, kelle meelest erinevus ei rikasta, kelle meelest oleks lahendus see, kui kõik oleksid ühtemoodi või kui teistsugused läheksid 4 tuule poole või vähemalt hoiaksid madalat profiili, kes tahavad, et Eesti avalik ruum oleks kantud kinnimätsimise kultuurist, kus kõik teeksid seda, milleks nad on ette nähtud läbi keskealise valge geneetilise eestlase silmade. Armsad homosovetikused, meie noored ei kavatse selles osaleda. Ma ei ole kindel, kas te annate endale aru, et kui mõistate hukka mitte küll meid, vaid meie sõpru, kes mingi kriteeriumi põhjal teie armulikesse 4-nurksetesse kassidesse ei mahu, ei leia me kunagi ühist keelt. Su tütar ei taha seda tulevikku, mida sa tahad talle pakkuda EKRE koosseisus? See on tõsi, jah. Ega me ei vaidle, me lihtsalt ei räägi poliitikast. Me oleme nüüd sel aastal olnud küllalt palju koos Tuiga. Tui oli Eestis ja enne ma käisin tal pulmas seal Islandil. No jaa, aga sinu mure Eesti tuleviku pärast, Eesti tulevik räägib siin, mis lihtsalt tulevikku tema tahab. Sina ei kuule, mida Eesti tulevik tahab. Tui ei ole kõige noorem põlvkond. Ma olen 18-19 aastastega rääkinud. On järgmine põlvkond ka olemas. Aga millest see võiks tulla, et kui ma vaatasin tol samal korral, kui Helme need sõnad ütles seal kultuuri kohta ja hiljem olen ka vaadanud EKRE koosolekute fotosid ja kongresside fotosid. Seal on väga vähe noori inimesi. Seal on võib-olla mõni üksik noor inimene, kes näeb välja ka nagu vana inimene. Vaata sinist äratust. Aga kas see sinine äratus ei ole natukene hirmuäratav? Selles mõttes, et on ju mingisugused punktiirid ometi olemas, mis tekivad, ütleme, pruunsärklaste suunas või mingisuguse komsomoli liikumise suunas, et noored, kes taandavad kõik paarile põhimõistele ja vastanduvad kõigele, mis jääb sellest välja, et see on ju ohtlik ometi. Nüüd räägid sina loosungites. Aga kuidas sa räägiksid, kuidas sa kirjeldaksid seda olukorda? Ma istun seal volikogus Ruubeni kõrval, saame väga hästi läbi ja Ruubenil ei ole silmaklappe. Ta võib vahel raiuda natuke liiga ühes suunas, aga ta näeb laialt. Aga kui tema kõrval seal volikogus ei istuks mitte sina, vaid keegi homoseksuaal, kes on avalikult öelnud, et homoseksuaal. No Ruuben võib-olla ei tahaks ta kõrval istuda, jah. Aga see ei ole ju normaalne. No jätame talle ka vabaduse oma kohta valida. Tui on laulja, elab Islandil. Mida su teised lapsed teevad? Järgmine on Käbi. Käbi kasvatab poega ja maalib. Ja filosofeerib oma lapsikul moel. Käisime Käbiga just Helsingis vaatamas Itaalia näitust. Terve Ateneumi ülemine korrus on täis Mussolini aegset Itaalia kunsti. Ja siis Käbi ütleb vaikselt, et need on nagu mina. Hästi värvilised ja natuke šikid. Ja siis järgmine on Ingel, kes on olnud tööl Rootsi suursaatkonnas Lissabonis ja nüüd teeb teist magistrit Stockholmi ülikoolis juurat. Ta oli ka seal Islandil Tuipulmas. Ja siis on Pärtel, kes on nüüd juba teist päeva 19-aastane, läheb ülikooli füüsikasse. Suhtled kõigi nendega, jagad mingit elutarkust, püüad olla nagu su isa sulle? Ma püüan olla, jah. Ma olen nendega saanud vähem suhelda, kui ma tahan, aga praegu ma püüan olla hea isa kõigile. Ja. Mida sa neile üritaksid kokkuvõtvalt? Millised hoiakuid, suundumusi? Seda, mida nad kõik on. Iseseisvat mõtlemist, sõltumatust. Seesama, et ole hea poiss ja ära kuula mitte kellegi sõna. Seda ma olen kõigile öelnud. Sul koputab varsti pensionipiir uksele? Ma ei saa mingit pensioni. Ma olen elus käinud pool aastat tööl ametlikult. Aga mis siis saab? Et kas ma jään nälga või? Nälga ma ei jää. Seda ma ei kahtlegi. Aga traditsiooniline pensionipõlv sinu puhul ilmselt kõne alla ei tule? Ma käin nii kaua, kui ma saan, sõidan Andaluusia vahet. Kui ma olen igal aastal 4 kuud Andaluusias, siis ma püsin kaua noor. Mis selle saladus siis on? Lõunamaa päike? Jah, ja paljajalu pikkade maade käimine. Ma kõnnin iga päev seal 17 kilomeetrit mööda randa. Milline su elu välja näeb väljaspool raamatuid, paberit, tõlkimist ja kirjandust? Et kui palju ja kuidas ma suhtlen. Mul on ühes väikses kohvikus oma koht.
see on Rüütli ja Küütri nurk Tartus, kohvipaus. Seal on mul akna peal on laud, mille juures on 2 pinki. Ühel istun mina, teisel istub see, kellega ma räägin. Ja nii on mul väga mugav. Ma tahan suhelda ühe inimesega korraga. Halvemal juhul 3-ga, 2-ga, 3-4-ga. Ja rohkem ma nagu hästi ei talugi. No ma olen siis näinud ka suuremates seltskondades. Siis ma hoian nurka tavaliselt. Panen selja vastu seina. Mitte, et see oleks kuidagi patoloogiline, aga ma ei taha suurt seltskonda tegelikult. Aga kui palju sa elevandiluustornis oled? Ütleme, kui sul hakkab kraan kodus tilkuma, kas sa ise teed midagi või sa helistad kellelegi? Ma saan küllalt palju ka hakkama ise. Et tapeet ja sellised asjad ikka on ise elus pandud kõik? Kunagi olen pannud ja ei, ma olen lohakas ka, aga kui on häda, siis ma saan hakkama. Sul on Võrtsjärvel miski purjekas või paat? Enam ei ole, aga ma purjetan sõbraga koos, kellel on paat. Aga mida see sulle annab? Vee peal olek, lainetes sõitmine tuule käes. Vabaduse tunde. Tähendab sõltumine tuulest. Ütleme siis taevast. Ja sõltumatus inimestest või sõltumatus teistest.